Jah, ega alguses mul ei olnudki üldse plaanis koera võtta. No esiteks sellepärast, et elan ju siin ikkagi suhteliselt väikeses linnakorteris ja teiseks siis sellepärast, et koeraga ju hakkab kaasnema ikkagi liiga palju kohustusi. Noh, koer ju seob väga palju. No kui on näiteks vaja mõneks ajaks kuhugi ära sõita, eks ole, et siis on alati ju suur probleem, et kes siis koera eest hoolitseb nii kaua, et mis koerast nii kauaks saab. Ega siin linnas ma ei olnudki varem koera üldse pidanud. Maal olid meil koerad, kui ma olin laps. Ja noh, nende koertega mul oli muidugi alati suurepärane klapp. Arvesse igasuguseid erinevaid asjaolusid. Otsustasin endale võtta hoopis kassi. Ja kuna kassid meeldivad mulle ka väga hea, aga põhiline on see, et nendega on ikkagi lihtsalt toime tulla. No ei pea jõuas jalutamas käima ja võib isegi paariks päevaks täitsa oma pead jätta, kui vaja kusagile sõita näiteks. Ja nii see siis oligi. Kusagil paar aastat tagasi, kui ma tõin endale koju ühe ilusa, hästi toreda
sellise tubli mustavalge kirju kassi. Aga noh, samas koera igatsusse ikkagi ei leevendanud. Nii et lõpuks ma siis otsustasin, et saagu mis saab, et tuleb siiski võtta ka koer. No kõigepealt ma siis hakkasin otsima sobivat koera, et kas see oleks minu jaoks see õige. Ja no kuna kõige parema ülevaate kodu otsivatest koertest leiab ikkagi internetis, siis tegelikult netiga mu koeraotsingud piirdusidki. Ühel ajal ma ka sattusin puhtjuhuslikult meedias leviva info otsa, et Valga endise vangla territooriumilt on leitud 24 nälginud ja väga viletsas füüsilises ja psüühilises seisundis koera. No need koerad nägid piltidel ikka väga armetud välja ja mõned neist olid isegi nii agressiivsed või parandamatult haiged olnud, et nad pandi kahjuks magama. Ja muidugi suurem osa neist olid täiesti inimpelglikud. Aleksander Tatšenkole kuulunud 24 koera leiti Valga vanavangla territooriumilt möödunud aasta 12. detsembril. Koerad olid nälginud ja metsistunud. Mõned loomad olid ka väga haiged. Valgamaa veterinaarkeskuse otsusega toimetati koerakari kohaliku varjupaika. Nii suurt hulka koeri ülal pidada meie eelarve ei võimalda, et mõõduka loovutustasu eest linn siis annab huvilistele, kui need leidub. Kõiki koeri inimestele ei võõrandata. 11 kutsa kurb saatus on tänaseks otsustatud. Valga veterinaarkeskus kooskõlastas selle ka Eestimaa Loomakaitseliiduga. 3 koera siis niivõrd haiged, et nendele uute kodude otsimine põhjustaks nendele asjatuid kannatusi ja piinu. Ja 8 nendest koertest on käitumise poolest niivõrd inimesega mitte kohanenud ja agressiivsed, et nende puhul kahjuks ei ole ka võimalik nendele uusi kodusid pakkuda. No ma sattusin selle uudise peale täiesti juhuslikult. No lihtsalt seoses sellega, et ma vaatasin tolle läbi kõikvõimalikke endale sobivaid niinimetatud koerakandidaate. Et võib-olla oleks see lugu minust muidu täiesti mööda läinud, kuigi sellest räägiti tookord meedias väga palju. Et see lugu tegelikult sai alguse juba aastaid tagasi, kus Valgamaa või Valga linna inimesed on pöördunud erinevate ametiasutuste poole, et sealt vana vangla territooriumilt kostab pidevat koerte haukumist ja inimesed ka kahtlustasid, et seal ilmselt on väga palju neid koeri ja et neid ei kohelda päris nii nagu peaks. Ja sinna on siis enne püüdnud juba minna erinevate ametiasutuste esindajad, aga neid ei ole sinna kunagi sisse lastud. Ja nii see asi on jäänud. Aeg-ajalt on Valga linna pudenenud sealt välja mõni loom, et nüüd me oskame kokku viia, et välimuse ja nende loomade vigastuste järgi, et üks 5-6 looma, kes on aegade jooksul jõudnud Valga loomade varjupaika, on sealt samast siis tulnud, et kuidagi on nad sealt välja saanud. Aga nüüd siis esimest korda 12. detsembril juhtus see, et selle vangla territooriumi uksed olid lahti. Ja sealt pääses siis välja üle 20 koera. Nad on kõik sellised sotsialiseerimata, inimesega vähe kokku puutunud, näljas ja olid üleni parasiite täis. Ja öösel siis Valga varjupaika töötajad läksid neid kinni püüdma, said enamuse neist kätte ja siis järgmisel päeval veel mõned. Ja üks koer oli ka seal territooriumil juba surnud, leiti tema surnud seal. Ja sellega seoses siis sai ka Veterinaar- ja Toiduamet lõpuks sinna territooriumile sisse ja sai ametlikult need loomad sealt ära võtta. Ja anda üle siis Valga linnavalitsusele. Ja Valga linnavalitsusel on siis leping varjupaika TMTÜ-ga varjupaika teenuse võtamiseks nii, et koerad siis meie varjupaika said. Ja algatati väärteomenetlus omaniku suhtes ja anti talle aega 3. jaanuarini. Täpselt nüüd siis esimest korda järgiti loomakaitseseadust väga täpselt ja anti aega 3. jaanuarini ise võõrandada need loomad. Noh, ma ei tea küll kellele ta oleks 24 sotsialiseerimata koera võõrandanud, aga seadus on selline.
ma vaatasin neid koeri nendel piltidel ja mõned neist tundusid uskumatult kenad ja vaatamata oma seisukorrale väga armsad. No just sellised, kes vastasid minu maitsele. No samas ei otsustanud ma muidugi siinkohal midagi kindlat, et nüüd ma tahan sealt seda või toda koera endale, et seda enam muidugi, et nende koerte saatus oli alguses ju täiesti lahtine. Et nad kuulusid ühele omanikule ja nende loovutamisprotsess ei olnud niisama lihtne. Ja pealegi oli mu otsus juba enam-vähem tehtud ka, et olin nimelt otsustanud ühe varjupaiga koera kasuks. Siis aga ilmus meedias äkki teade, et Valga vangla koeri hakatakse müüma enampakkumise teel. Ja siis kõikide müügil olevate koerte kohta olid veel pildid ja ka väike info. Ja kuigi mulle tundus, et mu otsus on juba langetatud, ma mõtlesin, et ma heidan veel kord pilgu nendele vangla koertele. Mõtlema, et äkki oleks kutsikaga mõnevõrra huvitavam ja ka lihtsam toime tulla. Teda maast madalast õpetada ja endaga harjutada ja näha ta arengut ja kasvamist. Ja sellest mõttest ajendatuna otsustasin ma veel kord üle vaadata just vangla kutsikad. Kuni mulle jäigi siis lõpuks 5 kutsika hulgas silma Tobi. Ja ostsingi siis umbes 3,5 kuuse Tobi enampakkumise teel. Ma käisin välja väga sümboolse summa, sest et minu jaoks oli olulisem see, et mida ma ise hiljem selle koera jaoks teen. See enampakkumine aga tehti üksnes sellepärast, et valitses selline bürokraatlik seadus, et alles peale enampakkumist saab varjupaik ametlikult endale kõik mitteostetud koerad. Ja kuigi koerad viibisid Valga varjupaigas, siis ei kuulunud nad algselt varjupaigale. Valga kodutute loomade varjupaigas otsitakse Eestis esimest korda enampakkumise teel uut omanikku 13 koerale. Loomad leiti kuu aja eest näljaste ja inimpelglikena Valga endise vangla maa-alalt. Kõiki leitud koeri ei saa nende tervisliku seisundi tõttu võõrandada. Osa neist on tulnud juba hukata. Veel 7 looma magama panemine jääb vastavalt seadusele omaniku ülesandeks, kellelt loomad ära võeti. Kuu ajaga, mil alatoidetud koerad, kes pole inimestega harjunud, Valga kodutute loomade varjupaigas olnud, näevad nad paremad välja, kutsikad on jõudsalt kasvanud, loomad on vaktsineeritud, neile on tehtud parasiiditõrje. Kuigi omanik Aleksandr Tatsenkol oli endal võimalus koertele uus kodu leida, pole ta seda teinud ja vastavalt seadusele toimub nüüd 24. jaanuarini enampakkumine. Meie püüame nendele koertele leida võimalikult kiiret hoiukodud, kuna see on ainus viis sellist natukene pelglikku looma tegelikult inimesega harjutada. Et siin varjupaigas ei juhtu nende koertega midagi head. Et nad jäävad edasi selliseks poolmetsikuteks, kuna meie võimalused ei ole piisavad, et nendega igapäevaselt tegeleda nii, nagu ühe lemmikloomaga tegelema peab. Loomi on põhjalikult uuritud. Enampakkumisel on 24 leitud koerast 13. 4 on tulnud viletsa tervise tõttu magama panna. Sama saatus ootab veel 7, sest nende psüühika on nii ebastabiilne, et koerad on ohtlikud nii varjupaiga töötajaile kui ka võimalikele uutele omanikele. Kui me oleme selle hinnangu andnud, siis me teeme vastava sisulise ettekirjutuse looma omanikule, kes peab selle eutaneerimise siis korraldama meie poolt ette nähtud tähtaja jooksul. Ja kui tema seda siis teinud ei ole, teeb seda meie ettekirjutuste kohaselt, meie korralduse põhiselt juba isik, kellele loomad on hetkel üle antud. Ehk siis kohalikule omavalitsusele. Kuigi enampakkumine on juba mitu päeva kestnud, pole tänaseni koerte vastu keegi huvi tundnud. See on keeruline tegelikult leida koertele niimoodi omanik, et see on selline pikk protsess ja seniajani peab omavalitsus neid pidama. Paljudele inimestele teeb muret koerte oksjoniga seotud eetiline pool. Ei oska nüüd eetilist hinnangut anda. Ega ta tundub võib-olla kentsakas, aga seaduses on niimoodi ette nähtud, et vettametis seda oksjonit koos loomade varjupaigal läbi viib, et nende tegevusele saada
seab seadus omad raamid. Kas oksjonile pandud koerte vastu on ka huvi tuntud? Mitte ühtegi. Oli see ootuspärane? Kahjuks küll, jah. Kas on lahendus, et need koerad lihtsalt magama panna? Ei, kui nad on ikkagi elujõus koerad ja nad ei ole haiged ja minu teada on nad ka praeguseks vaktsineeritud ja siis terveid koeri magama kindlasti ei panna. Taolise oksjoniga kaasnevad aga ka omad ohud. Enampakkumise korras võib osta igaüks selle koera kas või siis 1 euroga, kui eeldusel, et see on siis kõrgem hind, et ei ole kontrollitav, kuhu need loomad sattuvad ja kelle valduses. Eelkõige on loomakaitseseaduses omanikult ära võetud loomade võõrandamise kord mõeldud just põllumajandusloomi silmas pidades, eesmärgiga katta omavalitsuse kulusid. Et lemmikloomadele ei ole ta kindlasti sobiv. Liidu hinnangul ei ole normaalne, et lemmikloomi võõrandatakse nagu telliseid oksjoni korras. Ja sellele enampakkumisele osteti kokku üldse ainult 2 koera. Ja üks neist oligi siis Tobi. Ja Tobi oli muide ka vanglakoertest kõige esimene, kes oma koju läks. Ja siis mitte ostetud koeri hakati varjupaigas hiljem professionaalsete koolitajate abil sotsialiseerima. Ja seega siis tuli Tobi mulle täpselt sellisena, nagu ta oli. Ilma professionaalse koerakoolitaja käe alt läbi käimata. Ja etteruttavalt võin öelda, et Tobi ei ole ka hiljem käinud ei koerte koolis, treeningutel ega nõustaja juures. Et lihtsalt tahtsin ise temaga tegeleda ja teda treenida, sest et minu jaoks on huvitavam, kui kõik on minu enda töövili. No Tobiga tuli kõike ikkagi alustada põhimõtteliselt nullist. Sest alguses ta ei osanud isegi õieti rihma otsaski käia või treppides küljest alla kõndida, nii et igal juhul varjupaigatöötaja viis ta autosse täiesti süles, kuigi Tobil oli jalutusring kaelas. Ei no teel koju paistis ta autos olevat päris rahulik. Või noh, selles mõttes, et oli küll näha, et koer on hirmul, aga et vähemalt ta ei aukunud ega kiunud ega ei üritanud siit kusagilt välja pääseda niimoodi. No mingi aja pärast ma muidugi vaatasin, et ta hakkab kuidagi nihelema. Aga ka mitte nii väga silmnähtavalt, nii et igal juhul me ei pööranud sellele nagu eriti suurt tähelepanu. Aga võt siis juhtus selline asi, et ma hakkasin äkki tundma mingisugust kahtlast aisu. Ja siis ma muidugi taipasin kohe, milles on asi, et jah, selguski, et koeral oli kõht lahti lihtsalt läinud ja kogu auto tagaiste oli juba täis tehtud. No muidugi ma olin pannud siia alla igasuguseid vanu riideräbalaid ja ajalehti muidugi väga palju aga need olid kuidagi paigast nihkunud siin osaliselt, nii et kasu ei olnud siin suurt midagi. Aga õnneks oli siis muidugi talv ja paks lumi oli maas, nii et midagi ei olnud siis teha, et poole maa peal tuli auto seisma jätta ja hakkasin siis hõõruma vaheldumisi nii koera kui auto tagaistet. No muidugi see võttis kõik veel tohutu aja ära ja päris puhtaks muidugi kõike niimoodi ei saanud ka. Aga jah, igal juhul võib siis seda öelda, et Tobi esimene käik uues kodus oli vanni.
üldseks ei ole endistest probleemidest midagi järgi. Et kui on plaanis autoga sõitma minna, et siis Tobi hüppab alati kohe rõõmuga autosse ja naudib autosõitu ka väga. Nii, nüüd me lähme auto peale. Lähme auto peale. Mine autosse, mine auto. Kas me lähme jalutama? Lähme jalutama, mis? No esimesel õhtul kodus oli Tobi ikka väga hirmul küll. No muidugi minu ja ka naabrite õnneks ta vähemalt ei aukunud või ei hüpanud siin ringi meeltesegaduses ega või ei jooksnud siin edasi-tagasi, et selles mõttes oli hea, et ta elas vähemalt kõike sissepoole. Ja ta lamas kogu aeg ainult ühe koha peal. Sinna, kuhu ma olin siis ta suunanud. Julgemata ennast liigutadagi. Ja kui ma tal alguses pai hakkasin tegema, siis ehmatas ta veel eriti ära. Tõmbas pea eest ära kohe ja silmad olid õudu täis. Aga kuna ma siis muidku paitasin ja sügasin teda terve õhtu otsa, siis harjus ta sellega üsna kiiresti ära. Ja siis ka paar järgnevat päeva oli Tobi väga vaikne, et käis väga vähe ringi või kui siis väga arglikult. Ja kuigi ta oli pealtnäha, oli selline väga rahulik ja hea koer, siis ühtäkki ikkagi ilmnes täiesti uus ja ootamatu külg. Kui teatud asjad olid tema meelest kas ebameeldivad või tal tekkis millegi ees kohe eriti suur hirm, siis ta leidis, et on targem uriseda ja hambaid näidata. Muide alguses oli mina ainuke inimene, kellel ta lasi omale jalutusrihma kaela panna. Kui Tobi aga nägi, et mõni teine tuleb jalutusrihmaga tema poole, siis ta juba eos urises hoiatavalt ja tegi hammastega naksti. Ta küll ei hammustanud, aga hoiatus oli ikkagi tõsine. Muidugi, kui jalutusrihm juba kaelas oli, siis õue ta läks küll. Aga muidugi, kui õue viia ei olnud mina, siis ta tahtis üsna kiiresti tuppa tagasi tulla. Ma ei tea, mida ma küll ei taha. Kuusata. Koerad ikka jooksevad ju käsi jäänud. Ja esimestel päevadel ei lasknud ta ka ennast kellelgi teisel peal minu puudutada. Ikka lörises kohe täitsa vihaselt. Igal juhul praeguseks on olukord täiesti muutunud. Pereringis on inimesed, keda ta usaldab ja kellega ta iseenesest mõistetavalt läheb koos õue või kellel ta lubab ennast paitada. Ja urisemisest ja hammaste näitamisest ei ole enam ammu mitte mingisugust jälge. Tobi, nüüd lähme õue. Anna käppa nüüd. Tubli. Nüüd paneme rihma. Oota, nüüd ära rohkem käppa anna. Paneme rihma kaela. Tõuse püsti. Tobi, tõuse püsti. Tobi, püsti. Ma ei saa rihma panna. Näed, siin on. Tobi, nüüd lähme õue. Anna käppa nüüd. Lähme nüüd. Ukse lahti. Nii.
ka täiesti põhivõõraste inimeste puhul. No muidugi väike kartus ettevaatlikus püsib. No kui ikkagi täiesti võõras inimene üritab Tobit esimest korda silitama minna, siis Tobi reeglina ei taha seda. Ta liigub eest ära. Just tänaval jalutades tulevad tihti võõrad inimesed juurde, eriti suvel ja peamiselt lapsed, et oi kui kena ja armas kutsu, et ega ta ei hammusta, et kas tohib teda paitada. No ma olen alati ikkagi pai teha lubanud. No juba sellepärast, et koer saaks ka võõrastega suhtlemisel kogemusi. Aga samas ma olen alati hoiatanud, et proovigu talle läheneda võimalikult ettevaatlikult, sest koer küll ei hammusta, aga kardab. Ja kuigi Tobi ikkagi alguses taganeb, siis on ta julgematel ja kannatlikumatel inimestel reeglina juba mingi 10 sekundi pärast ennast täitsa katsuda lasknud. Nii et Tobiga võib põhivõõras inimene tegelikult üsna kiiresti sõbraks saada küll. Sest peamiselt sõltub ikkagi kõik inimesest endast. No muidugi aja jooksul on Tobi suhtumine võõrastesse kahtlemata muutunud julgemaks. Sest tegelikult on ta loomu poolest väga heatahtlik koer. Kui ainult hirmudest ja ebakindlusest võitu saaks. Aga selle vastu aitavad kõige paremini just kogemused. Kindlasti on väga palju kasu olnud koera viimisest rahvarohketesse kohtadesse, sest et Tobi jaoks ei ole ammu enam probleem, kui teda ümbritsevad väga paljud inimesed ja kui neist mõni ka mööda minnes talle pai teeb. Me käisime kevadel seriaali Naabripika laadal, kus siis Tobi 2 joodikut kehastava näitleja vahel pilke püüdis. Ümberringi oli muidugi suur rahvamass ja kõik tahtsid suhelda ja koos pilti teha ja mõni tundis siis just erilist huvi Tobi vastu. Aga Tobi ei lasknud ennast kogu sellest tähelepanust üldse heidutada. Ja kui pärast minema tahtsime hakata, siis ei tahtnud ta sealt enam ära tulla. Ta oleks ikka hea meelega edasi istunud. Läks tööd otsima, üks oli teatud peanäitejuhiks, Peeter Jalaka asemele valis kohe nood olema. Ja siis teine mees ja läks ise me oleme kauaks, kui kauaks ei ole, siis ollakse ju kinni.
päris alguses oli paar asja, kus Tobi ka minu peale uurises tegelikult. Et no näiteks kui ta sai konti ja siis kui ma panin oma käegi sinna külge, et siis ta urises hoiatavalt tüli ja näitas hambaid. No ma panin just selleks käed vaadata, et mida ta teeb, eks ole. Aga siis ma hakkasin mõnda aega praktiseerima seda temaga, et võtsin kondi ära ja siis ma küsisin käppa ja siis ma andsin kondi tagasi talle kohe. Kondi. Võta. No, võta konti, söö konti ja söö konti. No, söö konti, no võta. No nüüd on nii, et kondi äravõtmise peale ei tee Tobi enam mingit numbrit. Pakub kohe ise käppa. No ta teab, et ma annan selle talle tagasi. Noh, et ta usaldus on ikkagi kõvasti kasvanud. No, ma annan tagasi. Ja teine asi, mis Tobil alguses kohe üldse ei meeldinud, oli see, kui ma üritasin teda toas ühest kohast teise suunata. No see pani ta ka algul urisema ja hambaid näitama. Aga õnneks ei kestnud see üldse kaua. Et praegu on igal juhul nii, et mul piisab vaid ütlemisest ja käeviipest. No näiteks, et Tobi, mine nüüd sinna või mine sinna või tule voodi pealt maha. No nii, et nüüdseks on see urisemise ja hammaste näitamise komme kadunud. Tule lähme sinna, tule. Sinna, näe. Siia. Siia. Tule nüüd siia. Ei, näe siia. Tule siia ja lama. Lama siin. Lama. Lama siin. Lama. Lama. Tubli. Ole siin. Tobi, tule voodist maha. Tule voodist maha. Jah, tubli. No ühe esimese asjana tuli Tobile loomulikult õpetada õue küsimist. No mille ta tegelikult õppis suhteliselt kiiresti ära. Ja päris alguses tegi ta loomulikult ikkagi tuppa ka. Aga päris naljakas oli see, kui ta esimestel päevadel üritas oma ära kassi liivakasti teha. Kõik läks muidugi mööda, sest ta on ju nii suur. No aga ikkagi mingi taibukus. No ta nägi, et kass käib seal asjatamas ja liival lõhnad ka juures ja mõtles siis, et ju see liivakass sobib siis temale ka. No ja mõnikord lasi ta ka lihtsalt vannitoe või isiku põrandale. No see ei meeldinud peale minuga kassile, kes on väga korralik. No ja seepärast üritas too siis kohe loigule hoolega peale kaapida. No kaapida ei olnud muidugi mitte midagi, aga kass ikka jätkas väga intensiivselt oma tegevust. Ja vahepeal siis nuusutas ja kui sai aru, et hais ei vähenenud, siis kaapis ikka üha energilisemalt edasi. No praegu küsib Tobi otse iseenesest mõistetavalt õue. Ja vahel ka siis, kui tal toas lihtsalt igavaks läheb. Soovist õue minna annab Tobi reeglina märku väga aktiivselt. No vanas korteris meeldis talle siseust, kuna korteril oli 2 ust, et siis seda siseust hammastega lahti tirida. Aga kui ma näiteks magan ja siis Tobi hakkab äkki õue tahtma, siis tuleb ta mind äratama. No varem oli nii, et ta kaapis mind käpaga või lihtsalt kiunus voodi juures. Ja kui ma silmad lahti tegin, siis ta vaatas mulle otsa sellise näoga, et tõuse nüüd üles, tead ju küll, mida ma tahan. No nüüd ta käpaga enam ei kaabi, vaid lihtsalt torkab oma nina magajale näkku. Tahad õue minna või? No.
Lähme õue. No veel õppis Tobi üsna kiiresti ära jalutusrihma kätte toomise. Vanas korteris rippus üleval nagis ja siis, kui Tobi tahtis õue minna, siis hüppas ta kõrgele õhku ja tõmbas hammastega rihma alla ja tõi kätte. Aga praeguses elamises seisab jalutusrihm esikukapi all, mille siis Tobi käpaga välja kaabib ja kätte toob. No selle rihma kätte toomise juures on ainuke probleem see, et ta kipub rihma tuues närima ja nätsutama. No ma olen talle üritanud selgeks teha, et Toori kätte aga närida ei tohi, sest et kui sa rihma katki närid, siis ei saa ju õue minna. Närida ei tohi, ilusti tuleb kätte tuua ja ega närida ei tohi. Ja enne õue minekut annab Tobi alati käppa ka ja vahel kohe mitmeid ja mitmeid kordi järjest. Ja see näeb alati välja nagu selline kokkuleppe kinnitamine. Aga paar korda on ka juhtunud, et Tobi toob mulle hoopis jalanõu kätte. Kuigi seda ei ole ma talle, erinevalt jalutusrihma toomisest üldse õpetanudki. Oi, ära katki näri. Oi, kui tubli, teine ka. Tobi, teine ka. Teine ka. Ei, aga see on potas. Tobi, see on potas. Tobi, Tobing, see on potas. No oota, anna nüüd siia. Näe, kus ma lähen niimoodi siis, Tobi. Oota, ja, ma saan aru. Aga vaata, Tobi, vaata. Näe, üks on king, teine on potas. Ja see on riih. Ja rihmaga lähme õue küll. Ja siis vahel ta kaabib ka käpaga korteri ust. Ja paar korda olen näinud teda isegi klõbistavat hammastega ukselingi ja võtme kallal. Nii kaua aga, kui mina ennast õueminekuks valmis sean, traavib Tobi muudkui edasi-tagasi ja tiirutab ümber minu. No see näeb välja nagu mingi õuemineku rituaal, hirmsad hüpped ja jooksusööstud ja karglemine ja pluss veel häälitsused sinna juurde. No ta on lihtsalt nii läbematu ega saa aru, et mida ma nii kaua kohmitsen, kui tema on juba ammu valmis. Ja vahel teeb ta isegi paar korda auh, nagu tahaks öelda, et tee nüüd ometi kiiremini. Oi, tahate õue? Jaa, ta pidab õue. Ma olen temas üritanud treenida seda, et istugu ukse ette maha ja oodaku, et ärgu traavigu niimoodi edasi-tagasi ega lärmaku. Ei, ta saab sellest aru küll, aga ta on lihtsalt iga kord enne õueminekut, ta on lihtsalt nii elevil. Panen ennast enne valmis, Tobi, istu ukse ette ja oota. Tule siia, näe, tule siia. Tobi, tule siia, istu ja oota. Tobi, näe. Tobi, istu siia ja oota nüüd. Istu. Tubli ja nüüd ootad siin. Tubli, nüüd ootad. Jah, õues on Tobi alati väga elevil. Nii palju on ju siin vaatamist ja nuuskimist ja et see kõik on tema jaoks nii tohutult huvitav. Esimestel päevadel oli ta õues ikka väga kartlik. Ta liikus väga ettevaatlikult ja sama oli kramplikult jalga vahel. Ei tahtnud eriti kuhugi minna ja siis pidevalt jäi ühe koha peal lihtsalt seisma. Vaatas ja kuulas ümbrust ja eks niimoodi ta tutvus siis uue koha ja olukorraga.
Meie vana korteri lähedal oli mets. Kus ma mõtlesin, et seal on ju ideaalne koeraga jalutamas käia. Tobi aga millegipärast nii ei arvanud. Ta hirmsalt kartis seal metsas kõndida. Nii kui me sinna jõudsime, see hakkas kohe ruttu tagasi tirima. Ma ei tea, mis hirm tal seal oli. Igal juhul viisin ma teda sinna metsa ikka ja jälle ja kuni ta sellega lõpuks täiesti harjus ja jalutas seal täitsa hea meelega. Praegu võime Tobiga ükskõik kus jalutamas käia, mingit hirmu ei ole. Vastupidi, tal on igal pool väga huvitav. Ta läheb alati väga elevile ja mis omakorda muidugi tähendab, et temaga läheb rihma otsas jalutamine väga raskeks. Sest ta hakkab siis hirmsalt tirima. Jälle uus lõhn või jälle mingi huviobjekt ja kohe on vaja ruttu sinna juurde tormata. Ma olen püüdnud teda treenida, et ta niimoodi ei tiriks, et tõmban teda järsult tagasi ja ütlen, et ei tiri. Ei, ta hakkas päris kiiresti taipama, mida ma temalt nõuan. Ja mõneks hetkeks ta ka kuuletub, aga iga uue huvitava lõhna peale unustab ta selle kohe varsti jälle ära. Kõige vahvam Tobi jaoks muidugi joosta lahtiselt. Mida ma olen tal ikka lubanud teha nii palju kui võimalik. Sest koeral on ju ikkagi vaja joosta. Seda saab reeglina teha kusagil metsa vahel, kus liigub vähe inimesi ja teisi koeri ja kus ei ole ka autoliiklust. Tobile meeldib ka väga vesi. Seal, kus aga veekogu on, sinna sisse ta kohe hüppab ka.
üks oht Tobi jaoks on autod. No, ma kardan, et ta ei oska nende eest väga hästi hoiduda. Ta hoiab küll teeserva, kui auto tuleb. Aga võt kunagi ei tea, sest tegelikult autosid ei kardada absoluutselt. Mööduvatest inimestest ei tee Tobi suurt välja. No mõnda jääb ainult natuke uudishimulikult vaatama. Siin võivad aga probleemiks osutuda hoopis inimesed ise, sest mõned kardavad paaniliselt kohe lahtiselt jooksvat koera. No eriti nii suurt siis nagu Tobi. Või siis hakkavad pahandama, et miks koeral suukorvi ei ole ja nii edasi ja nii edasi. Üldiselt püsib Tobi lahtiselt ilusti minu läheduses. Et kui ma jõuan ette, siis ta jookseb järele ja kui ta ise jõuab ette, siis ta vaatab taha, et kas ma ikka olen ka tulemas. Probleem on ainult selles, et ega ta kutsumise peale küll alati eriti juurde tulla ei taha. Et kui ta jookseb ees ja näeb, et mina liigun samas suunas ja hüüan teda, et siis ta lisab vaid kiirust. No juurde ma saan ta vaid niimoodi, et kui ma hakkan ise vastas suunas kõndima, et siis ta vaatab tükk aega, aga hakkab siis lõpuks ikka järele jooksma. No ükskord juhtus küll nii, et niimoodi lahtiselt jalutades läks Tobi äkki kaduma. No see oli kusagil umbes aasta tagasi. Ta silkas lihtsalt kuhugi ees ära, mind järele ei oodanud ja kadunud ta oligi. Oi, küll ma siis otsisin teda. Kandmisin terve ümbruskonna läbi ja muudkui hüüdsin ja küsisin ka inimestelt, et ega nad ei ole ühte sellist koera näinud. Mitte keegi ei teadnud mitte midagi. Igal juhul ma mäletan, et ma kulutasin otsingutele umbes 3 tundi ja ise mõtlesin pidevalt, et kuhu ta küll minna võis, et kui kaugele. Ja samal ajal muidugi hakkasin mõtlema, et kuhu või kellele teatada kes kadunud koerast. Igal juhul ma olin juba üsna loobunud mõttest ta ise leida. Ja otsustasin siis minna koju, et hakata helistama ja
internetti siis kuulutusi panema. Aga kuna me olime just äsja kolinud uude korterisse, siis ma otsustasin igaks juhuks enne veel käia vana korteri ümbruskond läbi. Ega ma muidugi teda sealt leida ei lootnud. Igal juhul ma sõitsin siis autoga sinna ja vaatasin üle kõik maja ümber olevad muruplatsid ja ei, Tobist ei olnud mitte jälgegi. No ja hakkasin siis parajasti mööduma meie vana korteri trepikoja uksest. Kui äkki mulle tundus, et ma näen nagu viirastust. Ju seal ukse ees lamab Tobi. Niimoodi hästi tugevasti veel vastu seina surutud. Ma ei tea, see oli kuidagi nii uskumatu, et ma tükk aega ei uskunud oma silmi. Igal juhul mind nähes hüppas ta kohe autosse ja no mis ma oskan öelda. Samal ajal kui mina teda igalt poolt otsisin, oli koer läinud koju ja ootas mind seal. No sest temal oli ikka see vana korter ju siis veel koduks. No keerulisem on lugu siis, kui vastu juhtuvad tulema teised koerad. Oi, Tobi tahaks siis kohe nende juurde tormata ja tutvust luua ja unustades samal ajal kogu ümbruse, no kaasa arvatud oma perenaise siis. Sest Tobi lihtsalt armastab teisi koeri üle kõige. Ei ole mingit vahet, et kas teine on isane või emane või suur või väike. Tobi tahaks lihtsalt kõigiga sõbraks saada. Kui Tobi näeb eemalt lähenemas teist koera, siis ta reeglina istub või lamab. Kui aga koer tema juurde jõuab, siis hüppab Tobi äkki püsti ja tahab kohe teise juurde tormata. Aga kahjuks ei ole Tobi just väga palju sõpru leidnud, sest teisi koeri on igasuguseid. Ja mõnda ei lase omanik juba eos ligi lähedalegi.
no siiski oleme aeg-ajalt kohanud mõnda sellist koera, kes on sama sõbralik ja sama mänguhimuline nagu Tobi. Jah, sõber teise koera näol on just see, millest Tobi siiani kõige rohkem puudust on tundnud. Toas olles tunneb Tobi aeg-ajalt huvi, et mis väljas toimub, et kas teisi koeri ka näha on. Ja sestap on üks tema lemmiktegevusi aknast välja vaatamine. Ma panin talle akna alla spetsiaalselt ühe väikese pingi, kuhu ta saab siis esikäppadega toetuda, et ulatuks välja vaatama. Ja kui pinki aknal ei ole, on koer kohe hädas, nõuab pinki tagasi. Ükskord oli pink keset tuba. Ja siis Tobi tõusis esimeste käppedega pingi peale, andes niiviisi märku, et tema tahab aknast välja vaadata. Ei saa vaadata, kus paneme pingi. Oota, paneme pingi aknal siis. Ei vaata. Tobi läheb isegi selle peale elevile, kui ma arvutis koera hääli lasen. Ja eriti korda läheb talle veel koerte niutsumine. Ja vahel on ta isegi tulnud arvuti juurde uurima, et kus need koerad siis on. Ega mõista, et kuidas hääl on, aga lõhna ei ole. Tobi suhe kassidesse on seest väga eriline ja hooliv. No kui ma Tobi võtsin, siis ei olnud mul tegelikult õrna aimugi, et milliseks võib kujuneda tema läbisaamine kassiga. Ma teadsin ainult seda, et Tobi ei olnud kunagi varem ühtegi kassi näinud. Nii et selles mõttes ma lihtsalt riskisin ja otsustasin vaadata, et mis saab.
Seda, mis aga lõpuks saama hakkas, ei julenud ma kõige parema tahtmise juures ka ette kujutada. Hiljem oli Tobi alati valmis kassiga kontakti looma. Ta jälgis kõiki kassi tegevusi äärmise osavõtlikkusega. Kuna aga kass ei andnud ennast alguses koerale eriti ligi, siis tõin ma ta ükskord spetsiaalselt Tobile nina alla. Et vaadata, et mida ta siis teeb. Ja mida Tobi tegi? Hakkas kassi lakkuma. Kass oli muide ka esimene, kellele Tobi saba liputas. Enne seda hoidis ta kogu aeg saba kramplikult jalga vahel. Kass sai üsna kiiresti aru, et Tobis mingit ohtu pole. Ja nüüd nad suhtlevad üksteisega täiesti vabalt. Kui Tobil müramise hoog vahel peale tuleb, muide seda oskab kass juba koera pilgust väga hästi välja lugeda, siis hoiab kass küll vaikselt eemale, sest koeraga ta mängida küll ei soovi, sest suure koera mängud on ju ikkagi tema jaoks liiga jõulised. Mingi aja pärast ma võtsin koju veel erinevaid kasse, kellele ma pakkusin ajutist hoiukodu. Kõigepealt tulid mulle 2 väga inimpelglikku tänavalt püütud kassipoega. Tobi muutus kuidagi eriti sentimentaalseks. Tundis kasside vastu suurt huvi ja püüdis kuidagi kasulik olla. Kohe esimesel õhtul ma lükkasin kassipojad Tobile külje alla, et vaadata, mis siis juhtub. Ja rääkimata sellest, et Tobi oli ülisõbralik, oli kõige üllatavam see, et kassid ise ei kartnud üldse koera. Vastupidi, nad klammerdusid tugevalt suure koera kaissu, just kui see oleks nende ema. Hiljem võtsin koju ühe õuest püütud suure musta kassipoja, kes oli samuti väga inimpelglik ja umbusaldav kogu korteri elu suhtes. Sellest kassist sai mõne aja pärast aga Tobi parim sõber. Kass tahtis kogu aeg Tobi juures olla ja isegi müras koos temaga. Mis siis, et Tobi on suur ja kohmakas. Praegu on meil jälle kodus üks hoiukass, kes samuti polnud varemalt ühegi koeraga kokku puutunud. Ja sestap oli ta siis alguses üsna pelglik ja umbusklik. Kuid ka tema jaoks on nüüd Tobi parim sõber. Et pidevalt käib ta koeral järel ja nuiab tolle tähelepanu. Tobi ei ole mitte kunagi kasside peale kuri, ega siis mitte, kui asi puudutab toitu. Juhtub tihti, et kui ma panen Tobile kaussi süüa, et siis tormavad kassid hoopis esimesena koera kausi kallale. Aga Tobi ei aja neid mitte kunagi ära ja ka mitte siis, kui ta ise on väga näljane ja kui tegemist on tema lemmikroaga. Ta lihtsalt hakkab ise ka kausi ühes servas sööma. Ja nii juhtubki päris tihti, et kassid ja koer söövad kõik koos ühest kausist. Ega kõik muidugi nii roosiline ka olnud ei ole, et probleeme on ikka ka ette tulnud. Nagu kutsikatel reeglina ikka, oli ka Tobil alguses selline suur närimise mood. Kõigepealt said korralikult lõhki rebitud kõik ajalehed, pakendid või karbid, mis ainult teel ette jäid. Ja sel ajal oli väga raske ikka tuba korras hoida, sest uut sodi toodeti pea iga tund.
see ei olnud muidugi veel kõige hullem. No kahjuks juhtus nii, et üsna varsti pärast Tobi võtmist, et ma pidin mõneks ajaks välismaale sõitma ja koera siis teiste inimeste hooleks jätma. Aga see ilmselt mõjutas väga kõvasti koera psüühikat, sest kõige hullem närimine läks lahti just siis. Et tol ajal ta hävitas kokku ikka päris palju asju. No näiteks igasuguseid raamatuid näris. No kusjuures enamik neist olid veel raamatukogu omad. Nii et näiteks hakkas huvi tundma, et kes on Urmas Kibuspuu. Nii et koeral kohe suur huvi teatrikunsti vastu. No, siis Tobi arvas, et äkki oleks kasu soome keele õppimisest. See on, mõlemad raamatud, 2 raamatut on, üks on soome keel algajale ja taasalustajale. Seda ta on siin korralikult ikka töödelnud ja vaadanud ja siis kohe järgmiseks soome keel kesktasemele. Sellega sai ikka päris korralikult tööd tehtud. Ja no muidugi ka Soome-Eesti ja Eesti-Soome sõnaraamat. Seda sai ka ikka päris korralikult vaadatud, nii et soome keel peaks nüüd sel koeral väga selge olema. No siis ta tundis huvi minu isiklike kaustikute vastu, mul olid seal mõned. Ikka vaatas siit ja siit, et mis siin kirjas on. No selle vastu ka, seda ta näks siis ainult servast, ju see ei olnud siis nii huvitav. No ta vaatas, et mis see on. No siis, ma ei tea, see on üks pistikupesa, ma ei tea, mis asja ta tahtis sellega siis teha või mis asja siis sisse torgata igal juhul. No see sai ikka ka päris korralikult läbi nätsutatud. Siis rääkimata sellest, et arvuti, toitejuhtmed, igasugused akulaadjad, üldse igasugused juhtmed, et need said ikka ka päris korralikult ära nätsutatud ja näritud. Jah, ja igasugust pudi-vadi põhimõtteliselt, kaasa arvatud oma jalutusrihma. No seda ta on ikka tegelikult päris mitmeid kordi läbi närinud, nii et iga kord on ma ei tea, mitu korda olen talle juba ostnud uue rihma, aga natukese aegust on jälle läbi näritud, nii et sellepärast sai pandud see kett siia ja siis kuidagi siin vanadest rihmadest kokku sõimitud. Et iga kord ei taha uut ka osta. Siis muidugi tapeeti seintelt sai käristatud ja igal juhul, kui ma siis tagasi jõudsin koju, siis oli korterist sõda üle käinud. Ja muidugi, mis kõige hullem veel, voodi oli täiesti tükkideks kistud. Porrolooni tükke, kõik kohad, vedelesid mööda põrandat, kõik oli täis. Nii et kõigepealt tuli siis hoopis nuputada, et kuhu magama minna. Aga siis ma jäin mõneks ajaks koju ja ma ei sõitnud enam kuhugi ära. Ja närimine kadus üleöö. Täitsa nii, et. No ja siis ma mõtlesin, et närimisega on nüüd lõpp. Aga siis juhtus nii, et me kolisime uude korterisse. Ja see oleks uus närimine lahti. Mul olid osad asjad olid veel lahti pakkimata niimoodi kastides. Ja küll Tobi siis ikka võttis siit ühe asja ja sealt teise asja ja hakkas siis närima ja vaatama. Ja ma saan aru jah, et koeral oli see ilmselgelt stressiga seotud. Aga siis me jäime paigale ja siis õnneks sellist meeleheitlikku närimist pole enam ammu esinenud. Tegelikult ta teab väga hästi, et ta ei tohi võtta suvalisi asju ja neid närima hakata. Ja muidugi õnneks pole sellist meeleheitlikku närimist enam ammu esinenud ka. Aeg-ajalt muidugi hambaid teritada on koeral vaja. Aga nüüd Tobi arvestab, et selleks on kas siis kondid või mänguasjad. Kui ikka närimise isu tuleb, siis nüüd piirdub ta vaid talle ette nähtud asjadega.
no näiteks tal on siin igasuguseid mänguasju ja no see on näritud selliseks. Aga noh, samas see on ta oma asi ja ise teab, mis ta teeb. Koera oma. Jah, kuigi Tobi on oma esialgsed suured kartused enamasti ületanud, siis üks hirm püsib tal ikka veel. No ta kardab paaniliselt pauke. Ja no küsimus ei ole ainult aastavahetuse ilutulestikus. No üksikuid rakette hakatakse laskma juba kusagil praktiliselt poolest novembrist. Ja mida aasta lõpule lähemal, seda tihedamaks paugutamine läheb. No sel perioodil Tobiga õues jalutamas käimine on ikka tõeline katsumus. Koer hakkab värisema juba enne, kui me õue üldse jõuame. Ja kui õues veel paugud tulevad, siis näib koeral olevat ikka tõsine surmahirm. Ta hakkab siis meeleheitlikult kodu poole rebima. Ja vahel on ta ka paukuda ajal hirmsalt karjunud. Ka toas ta poeb pauku kuuldes ruttu laua alla ja väriseb siis seal silmad hirmu täis. Tobil on nendest paukudest igal juhul närvid nii pingul, et ta läheb paanikasse isegi siis, kui keegi kusagil vaipa klopib või auto ukse mürtsuga kinni lööb. Ükskord me juhtusime vabaõhukontserdile. Mängis ilus muusika ja kuulasid ja Tobi kuulas ka ja väga ilusti ja rahulikult. Siis sai aga muusikapala läbi ja inimesed hakkasid aplodeerima. Äkki aga läks Tobi hirmsasse paanikasse. Tõmbas nii järsku rihmast, et ma pidin ääre pealt pikali kukkuma ja hakkas meeletult tirima, ikka kontserdiplatsilt kaugemale. See kõik oli minu jaoks nii ootamatu ja ma tükk aega ei saanud aru, et milles asi siis või et keda või mida ta siis järsku kartma hakkas. Siis ma aga taipasin, et see, mida koer kardab, on plaksutamine. Koerapidamist raskendab kahtlemata see, et aeg-ajalt juhtume kokku inimestega, kes ei salli või kes kardavad koeri. Ja kellel siis seetõttu on alati midagi ütlemist. Käitugu siis koer nii eeskujulikult kui tahes. Ma ei tea, tundub, et vahel sõimatakse sind lihtsalt sellepärast, et sul üldse on koer ja leitakse mingid X põhjused, mille pärast skandaali teha. Эй, ты, что ты тут делаешь? Ты видишь, почему ты тут с собакой гуляешь? Ты видишь, что с детьми играют? Oota, ma ei saa aru, mis probleem siis. Почему собака без намордника? Ei, ta on väga sõbralik koer. Здесь с детьми играют. А если собака укусит кого-нибудь? У тебя что, совсем мозгов нету? Давай, иди отсюда. Иди отсюда. Или я сейчас полицию позову. Иди. И так уже тут все обосрали и засали. Иди отсюда, тебе сказала. Еще раз тебя увижу тут. Ma ei saa aru, milles on probleem. Пошла отсюда. Уже совсем обнаглели. Только ходят тут везде с собаками и так все засрали. Ничего нельзя. Ärge laske koera, ta on nii suus. Ma ei lase ju. Ja ta on tegelikult väga sõbralik, aga ta ei tee üldse
midagi. Aga ta võib ju mu kallale tulla, ta võib ju mind ju hammustada, hoidke teda minust eemale. Kuulge, ta ei tee mitte midagi. Lähme. Kuulge, kas te seda koera vahel pesete ka veel? Terve koolid on hirmsad haisu täis. Mina ei tunne küll mitte midagi. Ja koera karvad tuleb ära koristada. Endale. Kus need karvad siin on siis? Enne oli teisel korrusel, siis oli all prügikastide juures ja keldri ukse taga oli ka hull. Näidake siis mulle mõnda karva. Endale tuleb koristada. Mida ma siin koristan, kui ma ei näe? Kuigi Tobi oli alguses väga arg ja umbusaldav. Mõtlesin ma ikkagi, et prooviks talle tasapisi juba midagi õpetada. No eesmärk ei olnud muidugi, et kohe kiiresti midagi selgeks õpetada, vaid lihtsalt pigem mõne trikiga tutvust teha, niimoodi vaikselt. Või ka lihtsalt harjutada. No muidugi ega resultaat ei loodnud ma ausalt öeldes nii pea. Aga seda suurem oli mu hämmastus, kui ta juba 1-2 päevaga mingi uue asja selgeks õppis. No seda enam, et ta oli mingi 2 või 3 päeva üldse minu juures olnud. Ja oma olekult oli ta veel niivõrd ebakindel ja inimpelglik. Ja pealegi oli mul olnud kogemusi selliste koertega, kellega isegi näiteks istumist, lamamist ja käpandumist tuli treenida nädalaid või isegi kuid, enne kui nad seda kindlalt tegema hakkasid. Ja ma olin isegi selliste koertega kokku puutunud, kes ei õppinudki kõik ära. Või võib-olla siis ei osanud lihtsalt õpetada. Igal juhul Tobiga oli nii, et esimesel päeval ma midagi natuke õpetasin talle, veidi karjutasime. Ja siis teisel päeval tegi ta äkki kõike seda õpetatud nagu kulda. Ja selle tulemusena siis teisel päeval olid tal juba selged juurde tulemine, istumine, lavamine ja käpandmine. Ei iseenesest on need ju lihtsad käsklused, mida tegelikult iga koer peaks oskama. Aga et üks inimkontaktita elama harjunud koer need ühe ainsa päevaga selgeks sai, see oli küll minu jaoks suur ime. Süle istu, istu, tubli, anna käppa, anna käppa, tubli, jaa, Tobi, nüüd lama, Tobi, lama, jaa, kui tubli. Jah, tubli. 3. päeval õppis ta veel juurde küsimise ja roomamise, kusjuures mõlemad 1 päevaga. Tubli koer, rooma tubli. Näe, Tobi. Rooma, tubli. Küsi. Tubli. Tobi, küsi. Tobi, küsi. 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 Rooma, näe, rooma sinna, jah. Siis hiljem õppis Tobi veel mitmed pisivigurid ära. Ja nüüd aga teab, et kui ma lõikan siia kaussi vorstitükid ja liigun selle kausiga tuppa, et siis läheb trikkide tegemiseks. Ja trikke teeb Tobi alati väga suure rõõmuga. Ta jääb kohe hästi entusiastlikult ja ootame, et millest me nüüd siis alustame või et mis me järgmiseks teeme.
ja vahel juhtub isegi nii, et kui ma näiteks järgmise käsklusega viivitan, et siis pakub Tobi kohe ruttu ise midagi välja. Nii, no Tobi, kas lähme nüüd trikke tegema? Kas hakkame nüüd trikke tegema? Hakkame? Lähme trikke tegema. Jaa, lähme trikke tegema. Tobi, istu. Tubli. Just. Nüüd anna käppa. Tubli. Nüüd anna teist käppa. Tubli. Nüüd Tobi, nüüd püüa. Tubli. Nii. Nüüd arva kummast käest. Arva kummast käest. Õige. Jaa. No, arva veel kummast käest. Õige. Nii tubli. Jaa. Nüüd lama. Nüüd lama. Tubli. Nii, nüüd paneme käpa peale ja ootad. Ootad. Oota. No võta. Tubli. Nii. Nüüd rooma. Oi, kui tubli. Oi, kui tubli. Nii, nüüd pööra selili. Nüüd pööra selili. Jaa, selili pööra. Pööra selili. Ja rullu siia poole. Ja nüüd rullu teisele poole. Nüüd rullu siia poole. Tule siia poole. Oi, kui tubli. Oi, kui tubli. Nii, tule nüüd siia. Nüüd käi ümber minu. Tule käi ümber jalgade. Tule käi ümber jalgade. Ja tule käi. Tule vahelt läbi. Ja tule käi veel. Ja tule käi. No, oi, kui tubli. Nii Tobi. Nüüd hüppa. Oi, Tobi hüppab. Just, nii tubli. Nüüd püüa saba. Ja veel saba. Just. Nüüd küsi. Küsi veel. No Tobi, küsi veel. Nii, nüüd püüa veel saba. Ja tule nüüd siia. Ja siis tule siia. Just. Ja püüa veel saba. Ja tule siia. Oi, kui tubli. Nii. Nüüd hüppad läbi rõnga. No Tobi, hopp. No, Tobi, tule siia, näe. Hüppa hopp läbi. No, oi. No proovi veel. Hüppa hopp. Oi, kui tubli. No, hopp. Tubli. Paneme nüüd natuke kõrgemale. Hopp, tubli. Jaa, oi kui tubli. Nii Tobi. Nüüd teeme niimoodi Tobi. Nüüd too mulle see teleleht. Anna siia ja oi kui tubli. Näe, Topsi tõi telelehe. Oi kui tubli telelehe tõid jah. Nii. Nüüd tee veel midagi, mis sulle meeldib. Mis sulle meeldib teha kõige rohkem? Käppa meeldib anda. Jaa, käppa meeldib kindlasti anda. Ja nüüd aitab küll. Näe, nüüd võta kõik. Nüüd oled nii tubli. Ja nüüd oled nii tubli. Just. Nüüd ma lähen siis ja peidan selle vorstitüki kuhugi tuppa ära. Ja siis Tobi tuleb seda otsima. Nii Tobi, oota siin. Lama, tubli. Oota siin. Paneme praegu siia.
kus vorst on? Otsi vorsti, jah. Kus vorst on? Otsi vorsti. Näe, käes. Ei saa kätte. Ei saa kätte või? Said küll kätte. No oi kui tubli. Nii, et nüüd ma lähen peidan ennast ära. Ja siis Tobi tuleb ja otsib mu ülesse, eks ole? Tobi, oota siin nii kaua, oota siin, istu. Tubli, oota siin. Näe, kus saidki kätte. Oi, kui tubli. Leidsid üles ja kui tubli. No, nii tubli. Ma õpetasin Tobit ka oma toidukaussi hoidma, no kui ta süüa tahab. Hoia kaussi. Tobi, hoia. Oot, ära ma lase maha. Hoia kaussi, hoia. Joo, tubli. Rubi neid. Tähed. Hoia kaussi, hoia. Hoia. Hoia, ilusti hoia. Oo, tubli. Tobi, tahad Rubi neid? Tahad? Hoia kaussi siis. Kus kauss on? Joo, paneme siia sisse. Tahad veel? Tahad? Hoia kaussi. Aga niimoodi ma ei saa panna, hoia ilusti. Võta ilusti kauss. Tobi, hoia kaussi. Tobi. Ühel ajal sai ta selle aga nii käppa, et kasutab nüüd seda oskust kogu aeg, kui tahab kõhutühjusest märku anda. Ja mõnikord ta lihtsalt istub kaussambus ja ootab. Vahel on juhtunud, et ta jääb kaussi hoides tukkuma, nii et kauss kukub kolinal maha. On ka ette tulnud, et on söögiaeg, aga kauss on kadunud. No siis ma saadan Tobi enda reeglina kaussi otsima. Tobi, otsi kauss ülesse. Kauss, Tobi. Mine too kauss siia. Mine.
kausi siia. No näe, kui tubli. No nüüd paneme ja nüüd paneme. Ja oota. Näe. Oi tubli. Praegu ma võin küll öelda, et Tobi on parim koer, keda üldse tahta. Ta on hea südamlik ja sõbralik ja tark ja enamasti rahulik, kuid vahel ka mängulusti täis. Ujuma ka. Ujuma. Tahad minna ujuma? Mis sa arvad, kas on hea ilm ujumiseks? Ei tea, jah. Lähme Lääne tänavale jalutama ja lähme koeri vaatama. Koeri lähme vaatama. Õues on väga palju koeri. Aga põhiline, et ta on lihtsalt nii suur sõber.